Meie praeguse õppegrupiga oleme selles treeningprotsessis olnud nüüdseks juba 8 aastat. Ja meie jaoks on see vajalik olnud. Aga kui nüüd uues etapis tuleb inimesi juurde või on keegi, kes sooviks ka sellest treeningust osa saada, kas tema jaoks kulgeb see protsess täpselt samamoodi, nii nagu oli meil, või on see kuidagi teisiti? No nagu öeldud, see on kogemusõpe ja seda, kuidas see täpselt hakkab välja nägema suuremas mastaabis, seda näitab elu ise. Aga nüüd selle teie õppegrupi töökirjeldusel või teraapia kirjeldusel tuleb kindlasti arvesse võtta seda, et teie ülesanne oli aidata ingliterapeut Marial, kes ei ole üksnes see isik siin, vaid mis on tegelikult vaimkogu, mille nimi on ingliterapeut Maria. Ma olen selle esindaja ehk siis nende sõnumite ja selle informatsiooni ja teraapia vahendaja. Teie aitasite seda tööd teha nii, nagu ühes ettevõttes peab olema. Esialgu tulite lihtsalt Facebooki õppegrupina, siis teile anti piisavalt aega selleks, et järele mõelda, kas sa soovid tulla vabatahtlikuna, järjest tõsteti nõudmisi, järjest mindi teie teraapias sügavamate valukohtadeni teie elukäigus ja mõttemustrite muutmiseni. Ja alati küsiti, et oled sa kindel, et sa tahad edasi tulla. Ja seda tuleb kindlasti rõhutada, et kogu see töö ja teraapiasse tulek on olnud inimese vaba tahe. Ja kui inimene on soovinud lahkuda, no paaril korral uustulijatega on seda juhtunud, on ta alati võinud seda teha, sest me järgime inimese vaba tahte reeglid, mis on looja legitiimsuse ja põhiselt inimesele vabaks valikuks antud, aga kui inimene on juba öelnud, jah, ma tahan, ja talle on kirjeldatud, et edasi läheb raskemaks, me ei ole seda tõde varjanud, siis sisuliselt siiski sisenetakse vaimse labürindi protsessi ja vaat sealt niimoodi poole pealt ilma keerdude ja tagasilöökideta välja astuda ei ole võimalik. Ja inimene võib küll koolist eemalduda, aga see vaimsesse labürinti sisenemine, see on hinge jaoks midagi muud kui see, et ma lihtsalt teen ühes ühenduses kaasa. Vaimsesse labürinti sisenedes peab inimene teadma, et ta on asunud koostööle kõiksusega ja kõiksus ei ole nii nagu inimese egomaailm, et kui tahan annan sõna ja kui tahan võtan ära. Seal on ei ja jaa on jaa ja sellisel juhul inimest siiski vastavalt tema raviskeemile juhitakse selles töös edasi, aga nii nagu ilmalikus elus tihti öeldakse, et kanda antakse alati nii palju, kui inimene suudab. Kui inimene ütleb, et ma enam ei suuda, siis seda võetakse tõsiselt ja võetakse koormat vähemaks. Aga nüüd, kui rääkida sellest meie kooli loomise protsessist, siis seda treeningut kohaldati just nii, et olid ka raskemad perioodid, kus tuli ennast ületada, sest ainult siis saab areng toimuda. Aga alati vaadati inimese annet, tema hetke jõudlust, seda, kuidas ta tuleb oma emotsioonidega toime, sest emotsioonid on need, mis inimese mõtteid eksitavad. Ja samamoodi kindlasti ka tahet. Ja kui nüüd selle teraapia osas mõelda nii teie kui veteranide grupi peale ja ka uustulnuka peale, kes teie mentorluse toel on väga ilusti edasi tulnud ja jõudnud samuti oma avatariga kokku, siis erinevus ongi selles, et teie ülesanne oli luua MTÜ, oli ülesandeks luua teatud dokumendid, aidata luua keskkonnad, aidata teha näidisüritusi, kus on kogukonna kaasamine ja selline ühine meeskondlik vaim. Nüüd uustulnuk sai selle kõigega ühineda
ja tee pealt malli võtta, aga tema jaoks ei ole enam vajalik nii pikk protsess, et ta sai pühenduda rohkem oma isikliku ande avamisele ja oma isikliku individuaalsuse tervendamisele. Nii et kui me mõtleme nüüd sellest aspektist, kuidas see siiani on olnud, siis võib juhtuda küll, et kui suuremat projekti läheme tegema, mis peab olema tõepoolest spetsiaalselt selleks loodud platvorm juba, et inimesed saaksid selles koolis niimoodi õppida ja ravida. Aga küllap siis, kui on rohkem inimesi, siis saab seda tööd ka jaotada ja teatud kogemus on juba olemas ja kogemuse najal saab kiiremini edasi liikuda. Nii et mida rohkem inimesi liitub, mida suurem on meie jõudlus, seda kiiremini tuleb minna, sest nagu me praegu planeedi seisukorrast näeme, hädasti vajab inimkond juba teistsugust mõttelaadi ja uut suunda, aga seda ei saa teha vägisi ja seda ei saa ka nii teha, et las haigus levib ja oleme kõik kodudes ja pigem loobume kontaktidest, et see on praegune periood, mida inimkond kogeb selle pandeemia ja siis selle viiruse levikuga, millest mõned on hirmunud, mõned ei hooli ja nii edasi, on ikkagi see etapp ka maailma kõiksuse osas, et inimene seisatu, ära torma ja pane tähele, kes on sinu lähemad inimesed ja ära unusta ka ennast. Et see on selline meiepoolne tõlgendus ja see tähendab ka seda, et sisuliselt kõik juba natuke õpivad. Nii et selle kooli mõte ei ole tingimata see, et kõik inimesed kuuluvad selle kooli õppurkonda, vaid see õppurkond annab edasi oma kogemusi, oma infot, kas töökohas või perekonnas, aga samas selle õppurkonna intensiivne tegevus mõjub mõttejõul. See on müsteeriumi teema ja see ei ole ilmalik tasand ja just selle poolest me erinemegi teistest ja mille tõttu on palju arusaamatusi ja vääritimõistmisi. Tegemist on müsteeriumkooliga, nii nagu te just välja tõite ka. Mida see täpselt tähendab või kuidas see väljendub selles koolis õppides? Ja kui me juba nimetame seda, et see on looja ja tema inglite juhitud kool, siis see tähendab ju seda, et see ei ole ilmalik, see ongi müsteeriumi poolt maale laotatud. Ja sisuliselt see tähendab seda, et see maailm, mis ju kõigi inimeste ümber moel või teisel oma mõju avaldab, see vaimne maailm ehk siis paralleelsed dimensioonid. Et see maailm teadliku inimese ja kõrgteaduse koostöö tagajärjel saab nähtavaks. See on sisuliselt ka selline asi, nagu on kas või lõkke ümber trummimine ja laulmine ja loitsude lugemine, mida loodusrahvad teevad ja meie inimesed Eestis ju küllaltki palju ka harrastavad, kas siis teadlikult või siis pigem sellise kaasategemise mõttes, et see müsteerium on ju alati meiega, aga müsteerium vibreerib teisel tasandil ja selle tõttu nüüd, kui me alustame selle teadushariduse kooliga ja kui meil on inglid teejuhid, siis see on teine vibratsioon ja selle tõttu inimene peab oma vibratsiooni tõstma just mõtete puhastamisega ja oma keha väravate avamisega, mida nimetatakse ka tšakrateks. Ja esmalt on ikkagi see tõe rääkimise ülesanne, sest tõe rääkimine on see, mis annab inimesele julguse, suutlikkus olla, kes ta on, aga samas kindlasti ka teatud sellise kuldse kesktee leidmise ülesande, et tõega peab olema ettevaatlik, et vaata, kellele sa räägid ja mida sa räägid ja usaldada tuleb ikkagi selle müsteeriumi plaani, sellepärast et me ei ole kunagi seda ju siin väitnud oma õppegrupis, et see on meie lugu, et meie seda teeme ja et meie seda inimestena juhime. Et
müsteerium on ikkagi kõiksuse teema, mis on kaugelt üle inimese teadvuse ja inimese mõistmisvõime. Ja kui loojal on selline plaan, siis seda me oleme näinud, et looja oma plaani viib ellu vääramatu jõuga. Et isegi siis, kui me praegusel hetkel, kui see võiks üldse võimalik olla, näiteks Maria puhul, laseme tööriistad käest ja aitab küll, et ma enam ei jaksa, inimesed ei tule sellega kaasa või mis iganes, võiks see ego tasandilt tulla, mis minu puhul ei saa enam tulla, eks ole küll, aga ma toon selle näite, et siis loojal oleks kindlasti see plaan ja võib-olla järgmisel hetkel mõtleks, et hea küll, mis siis ikka, lähme edasi, et see looja plaan, ta läheb igal hetkel ikkagi omas sammus ja kui me ühel hetkel ei näe seda järgmist etappi või mis sellest edasi saab või miski lõpeb ja tekib inimlikult teatud pettumus või väsimus, siis tegelikult tuleb mõista seda, et see teekond ei ole otsetee, vaid see on käänakutega tee ja käänaku tagant võib juba abi tulla või teine lahendus. Et see on selline pungumine, et jõuab üks osa lõppeda, kui tuleb juba teine ja niimoodi kogu aeg niimoodi avanevad need uksed ja aknad. Ja seda on iseenesest, kui ei läbi just parajasti mingit väga rasket emotsionaalset etappi, siis see on väga huvitav jälgida. See on tõendus sellest, et kuidas looja oma imesid teeb. Ta tuleb vaikselt tasakesi, ühel hetkel on ta kohal, ta ei kuuluta sulle, et ole nüüd valmis, nüüd ma tulen. Lihtsalt on, võta või jäta. Ja selles mõttes peab oskama ka märke tundma ja olukordades jalgele jääma. Et vahest võib olla, et see ime on selline, et sellest kui sellega midagi peale hakata või see on sulle nii harjumatu, et sa võid teha selle ime nägemisel mingisuguseid selliseid samme, mis ei ole sulle küll endal isegi nagu õiged või head, aga kokkuvõttes on see ikkagi eestlastele Maarjamaale üks väga suur ime ja ma olen väga lootusrikas selles osas, et on ainult teatud päevade küsimus, kui me saame selle ime niimoodi avaldada, et inimesed hakkavad seda nägema, ehk siis sellelt molbertilt võetakse kate ja näidatakse seda olemasolevat maali eskiisi. Kas te olete selleks valmis? Alati valmis. Kunagi näidati teistsugust saluti, aga praegu see on mu töökäsi, sellega alati valmis ja hingetama. See ei saa teisitada.